Tere, head Kagu raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on noor tegus mees ja ta küll elab Soomes, aga ta on rohkem patrioot kui me siin kõik eestlased kokku. Tere, Lembit Silla. Tere! No, sa oled sihuke tubli mees juba, et oled isegi sihukese keerulise raamatu valmis kirjutanud, tsivilisatsiooni hukku, mis ta pealkiri oli. Jah, selle alguse oligi tõesti tsivilisatsioonide hukk, aga siis ma siin olen pidanud nõu igasuguste tarkade inimeste ja spetsialistidega ja kuna raamatu eesmärk on ikkagi puudutada inimese alateadvust, et inimene hakkaks mõtlema, siis ma pidin selle raamatu pealkirja ära muutma. Seda lihtsal põhjusel, et see hukk on liiga jõhker sõna alguseks, et alustada mingit raamatut, mille sisu ja eesmärk on ikkagi anda inimesele edasi positiivset ja lahendusi ja nüüd saigi selleks raamatu nimeks Tsivilisatsioon 21. sajand. Rahu on tugevuse seisund, teekond vihkamisest rahumeelsete lahendusteni. Nüüd ma olen sellega tegelenud siin juba üle aasta, viimased 4 kuud äkki. Ma lihtsalt jätsin selle seisma, et üldse aru saada ka, mis nagu toimub, et mõelda, mida see raamat on minuga endale kaasa toonud ja ma olen siin nüüd selles mõttes väga hea katsejänes, et raamat töötab, raamat võtab sul viha vähemaks, närvi vähemaks, ärritud vähem. Miks inimene ärritub üldse, ongi lihtsalt sellepärast, et ta ei tea vastuseid. Ta läheb närvi lihtsalt teadmatusest. Ja kui inimene on ärritunud, siis on teda kõige parem nii-öelda juhtida. Ja selle raamatu, kes on see sihtgrupp, et seal ma toon ka kindlasti alguses välja, et isegi poliitikud peaks seda vaatama läbi. Vanemad, nooremad, mehed, naised, kuid eelkõige ongi see mõeldud ikkagi, see on nagu minu ärkamisteekond. Kuidas ma olen jõudnud siia, kui ma nüüd üks hetk võtsin mõtlemise enda kätte. Ma korra segan sind, et ma kuulan sind, et sa kirjutad nii keerulist raamatut, see on nii kõrge filosoofilise mõttega, et kas sa ise tulid selle peale või on sul ka mingid nõustajad? Vaata, selles ongi see, et ma tulin selle peale ise, sellepärast et siin on hästi üks selline oluline, miks ma seda hakkasin tegema, sest ma nägin igal pool, kui ma suhtlesin, ma näen, et midagi on ühiskonnas viltu ja kui sa inimeste käest midagi küsid, siis sa ei saa vastuseid. Kõik hakkavad sind pisendama, kõik hakkavad su juttu ümber lükkama, et las see olla, et see on juba aastasadu nii olnud, et las nii jääb. Ja siis ma hakkasingi sellega vaikselt tulema pihta ja ise vastuseid otsima ja lahendusi leidma. Ja kui ma selle nüüd sain ka lõpuks valmis ja toimetatud, siis hakkasid tulema ka need inimesed, kellega ma nüüd saan nagu arutada ja üldse see teekond on olnud hästi raske, hästi keeruline. See on võrdväärne lapse sünnitamisega. Et kõik need teadmised, arusaamad elust, põhimõttest, endast, kogu sellest poliitilisest plämast ja manipulatsioonist. Nüüd on palju rahulikum. Ma olen palju vähem vihane, aga ikkagi vahepeal on selliseid asju, mis ajab sind nagu nii kurjaks ja ma loodan, et ma saan selle asja antud välja enne seda suve või siis vähemalt seda suve sees. Mis see keskne teema on, mida sa tahad nagu meile tavakodanikele? Ega sa ei kirjuta ju mingisugusele sügava intelligentsiga inimestel, vaid sa kirjutad ikka kõigi jaoks, ka näiteks minusuguse vanamehe jaoks. Täpselt minusuguse matsi jaoks, nii nagu siis ütlesid, sinusuguse vanamehe jaoks täpselt niimoodi, et lihtsas keeles tuua välja ülikeerulised lahendused või ülikeerulised sellised manipulatsioonimustrid ja kuidas sellele kõigele vastu seista. Ja sest me näeme tänapäeva ühiskonnas väga palju sellist sotsiopaatiat, nartsissismi, viha, ebaõiglust, kuidas inimesed kasutavad teadmisi ära, et teenida kasu nende pealt, kellel neid teadmisi ei ole. Ja selle raamatu eesmärk ongi, et teadmised ei ole ainult neile, kellel raha on. Teadmised on mõeldud kõigile. Et see on minu selline nägemus, elust toodud näited
mismoodi süsteemid mõjutavad inimese vaimu ja alateadvust ja kõike seda. Siin on küsimused, vastused, et inimene hakkaks lõpuks küsima ise küsimusi, mitte et ta konstantselt kordab ühte ja sedasama juttu, mida talle meediast ja igalt poolt sunnitakse, mis ei ole isegi inimese enda mõtted. Kas ütleme, see raamat on nagu inimeste kuhugi juhtiv, et ta saaks aru, kus ta asub ja mida ta teeb ja mida ümber tema tehakse, või see on selline kirjanduslik sellega, et sa kirjeldad lihtsalt olukorda? See on täpselt jah, see ongi see, et inimene hakkaks mõtlema enda peaga, et ta saaks jälle enda fookuse kätte, et ta hakkaks küsima küsimusi ja see on ka selles mõttes selline ehe näide ja dokument, et mis juhtub nagu minu näol, kuna ma olen selle raamatu katsejana, siis ma olen seda lugenud juba 8 korda otsast lõpuni, need pea 400 lehekülge läbi ja ajanud neid vigu ja kõike taga. Et see on keeruline, aga et inimene võtaks fookuse tagasi, et ta ei kordaks, mida talle propaganda ja see ärritus sisse antakse. Ja see ongi nagu selles mõttes, noh, ta on lihtne, ta eirab igasugust pedagoogilist raamis mõtlemist, mis iganes sellist, mida nagu ühiskond nõuab, et see on väga palju kindlasti inimesi hakkavad seda demagoogiaks nimetama, aga kõik need faktid on kontrollitavad, mis seal sees on. Olen püüdnud hoida joont, et see ei oleks mingi, ma ei tea, mingi mõttetu jutt selline, et seda ei ole vaja lugeda, et mine võta midagi keerulist, aga inimesed ei taha enam kuiva kirjandust. Inimesed ei taha enam üldse lugeda mitte midagi. Kui ma nüüd olen proovinud ja tagasiside, mis praegu on siit tulnud, on selles mõttes positiivne. Kas ütleme, see raamatul on ikkagi sissejuhatus, teemaarendus, siis lõppsõna, need on seal olemas? Absoluutselt kõik, aga lihtsalt, et see ei ole jah selline nii-öelda nagu enekene või sulle, et sa võtad ta lahti ja siis hakkad sealt mingi näpuga neid järge ajama. Et see on nii, nagu minu mõte jooksis. Nii ma selle emotsiooni ja vihapisaratega selle kõik sinna kirja panin, et see on väga keeruline, aga need ka noored inimesed, kes on saanud seda mustandit lugeda, on öelnud, et tõesti, et miks meil koolis õpikuid ei tehta sellisel viisil, et siin tuuakse nagu need asjad nii selgelt välja. Seda on lihtne lugeda, kuigi see on väga raske teema ja see on minu jaoks väga suur tunnustus, kui gümnaasiumi lõpetanud inimene annab sellise tagasiside. No ütleme, et keskmine lugeja loeb teda siis, kui ta leiab sealt midagi. No sa püüad väita, et seal on kõik see iva on olemas, mida sa tahad jagada. Kas inimeses seda sees on, seda me ei tea, aga me oletame, et tal äkki on selline huvi, et ta hakkab lugema sinu, ega ta ei ole heietus, ta on ikkagi selge sõnumi välja toomine. Sa tood ikka selged sõnumid välja. Brutaalselt selgelt. Sellepärast on ka sinna algusesse pandud +18, et kuna sõnakasutus on täpselt nii, nagu see toona välja tuli, siis ma olin selline vihane, kuri, rääkisin otse emakeeles, eesti keeles. Et kui ma nüüd midagi peaksin selle juures muutma, siis kindlasti ma teeks seda asja teistmoodi ja võib-olla sätiks ja kohendaks. Aga see oli siis, see oli 1 aasta ja see on etapp ja see on jäetud sinna niimoodi kirja. Ja selline ta tuleb ja et kui inimene tõesti võtabki selle kätte, siis tõesti see ongi see, et kui sul ongi puudu just nimelt sellest mõtlemisest või üldse tahtmisest lugeda, siis siit sa saad selle tahtmise, et seda ei ole vaja järjehoidjaga lugeda, et ma nüüd panen siia järje. See on ükskõik, kus sa selle lahti võtad, sealt sa saad jälle enda mõtteid korda seada, sest ma olen ise samamoodi vahepeal siin tupikusse jooksnud ja siis võtad selle ajaviiteks lahti ja vaatad ja siis sa suudad jälle selgitada enda, mis probleem sul parasjagu on, mis iganes, siis sa saad sellele, vahepeal probleem lahenebki lihtsast selgitusest. No ütleme niimoodi, et kuna sa täna teed siin raadiosaatjatele selgeks, et sa kirjutad noore mehena, kui vana sa oled? 38 saan nüüd 15 märts. 38, no ütleme jah, selline normaalses eas mees, kes on kogemus, kes on näinud, et see elu, mis minu ümber on, sa kirjeldad seda elu, mis su ümber on, kas sa ka kirjeldad seda, kuidas see elu on sind löönud? Ma hakkan sinule vastu tahtmist. Just. Ja see ongi see, et ma ühendangi selle
mida ma olen elus näinud, ma hakkasin pihta, no põhimõtteliselt ma võtan ennast täiesti alasti sealt ja mul on täitsa ükskõik. Ja ma hakkangi seda nüüd lahti seletama, ma toon näiteid, noh, ma ei mäletagi äkki Too neljaselt mõni näide näiteks, too mõni näide antud hetkel. No ma hakkan sellest ajast pihta, mismoodi on, kuidas ma üldse olen sündinud, noh. Kuhu ma olen sündinud, mida ma olen pidanud kõike seal nägema, kuidas ühiskond on sind surunud järjest allapoole, aga miski on ikkagi jätnud sellise mulje, et ma ei ole läinud või andnud sellise jõu, et ma ikkagi ei anna alla, ma ei ole läinud kuhugi pudeli järgi, minust ei ole tulnud narkomaani, ma ei ole läinud kuhugi kinni istuma, nii nagu on eeskuju näidanud meile lapsepõlvest siis nii tänapäevani, et miski siiski on ikkagi hoidnud seda selget joont ja siit võib-olla sellest ka keerulisest eluolust ja suhetest ongi see vaim tekkinud ja see tuline võitlus ebaõigluse vastu. Et see vist on ilmselt sealt tulnud. No. Kui palju sa oled nüüd kirjeldanud seda oma kooliaega, sa oled ju väga palju õppinud, sa oled tark noormees. Kas see koolikaaslas õpetajad, on see seda teemat ka puudutanud? Seal on koolid, kõik, kuidas minu teekond on jõudnud nullist tänasesse päeva. Seal on kõik. Ja sa kirjutad ka õpetajatest, kuidas sul on õpetajad? Nii. Täna oma õpetajatest, sa ei vannu neid ju. Ma mainin siin ka väga paljusid õpetajaid, kes on olnud õpetajad, kes on olnud lihtsalt pedagoogid, kes on väga paljusid õpetajaid on, kes on ka jäänud ikkagi inimesteks. Et ma, noh, mitte nüüd otseselt niimoodi nime ja aadressiga ei too välja, aga need ilmselt, kes seda loevad, need õpetajad, need saavad aru, kellest on jutt, et meie seas on ikkagi väga palju selliseid hingega inimlikke õpetajaid. Kas sa oled ka puudutanud siis noorpõlve armastust, abielu ja abielu püsivust? Oled sa vahel eksinud, näiteks pead koju minema, aga keegi kutsus sind kõrvale ja sa oled läinud seda teed. Oled saanud oma nõrkustel järgi, puudutad neid teemasid ka või? Mul ei ole sellist nagu nii-öelda, ma saan aru küll, mis sa küsida tahad, et mul ei ole selliseid suhteid nagu nii nagu olnud, et ma olen... Kõrvalsuhteid? Mul ei ole nagu praktiliselt üldse nagu selliseid nii-öelda koos elu mängivaid suhteid, sest esiteks siis me olime noored, mina põletasin võimsa leegiga enda elu, kuni üks hetk ka sellest sai nagu siiber, et nii ei saa enam. Ja sellest ma räägin nagu seal täpselt ära, kuidas see on ja mis ma siia nagu ütlen, et kõrvalsuhted on, kui ma peaksin tegema midagi taolist, siis ma absoluutselt, mul ei oleks enam mitte mingisugust õigust niimoodi sõna võtta, nagu ma siin olen võtnud ja räägin ja üldse, ma ei tea, moraali lugeda. Kui ma selle pisikese asjaga eksin, siis ongi kõik, siis ma võin minna vabalt poliitikasse ja sitta suust välja ajada. Sinna ma tahtsin öelda, aga selge, sa oled tubli ja korralik mees ja naine tunneb sinu üle uhkust. Aga kuidas sa nüüd, lapsed su koolis käivad juba või? Üks poiss läks esimesse klassi ja teine käib lasteaias. Aha, et vaata väga tähtsad on koolisuhted, kooli kiusamine, et miks ühte poissi kiusatakse või tüdrukut teist ei kiusata ja millest need on tekkinud ja ütleme, et kogu see kooli atmosfäär, mis on ümber lapsed, kuidas see on? Ma tean, see on üks asi, mis sai selgeks, kui laps sündis. Ma mainin ka seda teemat, et kõik oli ilusane lapse sündi ja aina ilusamaks läps, aga nii kui laps sündis, siis kogu maailm kukkus kokku, et tekkiski sul räige vastutus. Sa ei tea, kuidas olla isa, sa ei tea mitte midagi, ühte asja ma teadsin, milline isa olla ei või, et siis nagu, et kõik, mida ma siis nagu teen, et siis see peaks nagu olema õige ja positiivne, aga tegelikult see nii ei ole. Ja käigu pealt sa kogu aeg õpid ja üks oluline asi, mis sa nagu oled ära, mis ma olen nagu selgeks saanud, on see, et laps on ikkagi kodupeegel. Kui laps on koolikiusaja, kui laps lööb, peksab, mis iganes, see ei tule mitte kuskilt mujalt kui sinu repressiivsest kasvatust metoodikast, mis on sinu vanavanemad sinu vanematele üle kandnud, mis annavad nemad sinu vanematele edasi ja siis see laps peab kandma seda
seda koormat, mis ei ole üldse tema kohustuski. Et kui ema või isa õpetabki, et jah, et anna talle nii ja anna talle naa ja noh, esimese asjana mitte, et no kuna mul on poisid, siis ma pean ka neile selgitama teatud asju. Esiteks juba see, et esimesena ei või kunagi lüüa. Mitte kunagi. Ja löömine on üldse selline kõige viimane asi. Muidugi ta peab olema ka valmis selleks, kui ta nurka surutakse, siis ta peab enda eest selles mõttes seisma. Aga eelkõige on ikkagi leida rahumeelsed lahendused ja oluline ongi just see, et sa ei või anda lapsele enda välja ravimata või selliseid mingeid selgeks tegemata seda viha edasi, et kui sina vihkad, ma ei tea, venelast või vihkad ukrainlast, siis hakkadki talle hakkama ka kohe seda juttu ajama, et ja see on halb, aga mis see lapsi puutub, lapsi ei saa isegi aru üldse, ta ei tee rahvustelgi vahet. Ta käib esimeses klassis, tal on vaja kuupäevi ja numbreid õppida ja lugema ja muidugi seda ta juba oskab, aga see on oluline, et mitte anda lihtsalt enda viha edasi, kui sinul on ühiskonna vastu küüniline viha tekkinud ja mis on täiesti loogiline. Kas sa ise, kui sa õppisid koolis, ütleme seal, sinu ajal oli juba 9. klass või? Minu ajal oli 9. klass, jah. Jah, et õppisid seal kuni 9. klassini. Kas sinu, väga paljud räägivad, et koolivägivald on palju. Kas sinu ajal oli seda kööki või pärkasid sa seda? No mul oli selles mõttes nagu vedas, et ma ka sellest raamatust peatun sellel peatükiga ja seda oli. Ütleme nii, et seda oli tegelikult, aga see oli ka jälle selline vägivald, see ei olnud nagu selline vägivald, et lihtsalt tuldi vaata nagu kiusama. See oli see, et jälle antigi, suuremad poisid andsid jälle edasi seda, et kui sa ikka aru ei saa, vaata, et siis me raputame sind või mis iganes, vaata. Aga mida aeg edasi läks ja kui siin tuli juba 2000 juba peale, siis läkski see selliseks labaseks tõmblemiseks lihtsalt, et see, pigem enamjaolt oli seda vaimset vägivalda kui seda füüsilist selline. Ja kui ma lõpuks selle kooli ära lõpetasin, siis paar aastat hiljem õpetajatega rääkisin, siis õpetajad ise ka ütlesid, et kui me mõtlesime, et te olete pahad poisid, et siis kui me vaatame nüüd, no siis on olukord ikka päris perses. Sõna otseses mõttes siia ei ole nagu selles mõttes teist sõna nagu asemele panna. Et mida selliseks tehnilisemaks ühiskond läheb, lapsed, nad näevad pilte, nad näevad kuskil mingid videod, siis see tekib neil teadmine, et me teame nüüd kõike, aga teil puudub praktika. Ja siis hakkabki selline nagu mingi tühja mängimine, et ma olen näinud, ju ma tean, aga praktika puudub, siis tegelikkuses sa ikkagi ei tea mitte muhvigi. Aga ütle nüüd, kui mõelda sellele, et kooliharidus on kõigil kättesaadav ja ka millegipärast on tekkinud see, et lapsed paljud ei taha õppida. Ma olengi näinud, et siin televiisoris, et lõpetab 9. ära ja läheb kohe tööle, et kas see on mingi kooli viga või see on lastevanemate viga, et igaüks peaks ikka keskhariduse vähemalt kätte saadama või tehnikum minema, vähemalt kutsekooli, et ta oleks mingi see, et ta ei oleks kuskil koristaja lihtsalt. Koristada on ka vaja, aga stiimul peab nagu ema, kas siin on midagi koolisüsteemis valesti, vanemate kasvatamise süsteemis on mingid eksimised või? No kui me siin vaatame, ühesõnaga, kogu see kooli haridussüsteem tuleks ümber reformida, sest kui me paneme ikkagi laste peadesse igasugust sihukest ideoloogilist paska, sellel ei ole jälle mõtet vabandada selle sõna eest, õppimist ei tehta huvitavaks. Sa pead, lapse kasvatamise üks olulisemaid asju on see, et ära sunni teda, tõmba teda. Kui sa teda lükkad, siis tal hakkab reaktsioon vastu, nii nagu sulgi hakkab reaktsioon vastu, käib ainult iniseb sul. Et see koolisüsteem ja seda räägivad õpetajad ise ka väga palju, aga nad ei saa midagi teha, sest siis sa jääd ju kohe tööst ja palgast ilma sind tühistatakse. Et see, mismoodi praegu õpetatakse lapsi alluma, kuuletuma ja muidugi haridus sul peab mingi oskus olema. See on elementaarne, et sul on mingigi oskus, ükskõik mis. Aga praegune haridussüsteem vajab, ta lausa karjub meeletult reformi järgi. 1950 muudeti haridussüsteem ära
võeti välja psühholoogia, kriitiline mõtlemine, üldse kodanikuõpetus. Praegu on kodanikuõpetus, jah, aga see kodanikuõpetus käsitleb ainult seda, mis on sinu kohustused ja et nooguta kaasa, kui poliitik ütleb. Aga mis on kodanike õigused, vaata sellest ei taheta rääkida ja mis on poliitikute vastused kodanike ees? Just vaja, sest aga nagu Rothschild on öelnud, et tal ei ole vaja mõtlejaid, tal on vaja orjasid. Et selline ongi see kapitalistlik, liberaalne õppekava peaks kaotatama kohe nüüd ära, sest me ei saa enam edasi minna, kui me kuuleme uudistestki, et kaotame eksamid ära ja lööme selle AI prostalt kohe sinna sisse ja üleüldse kogu see koolisüsteem ja kõik. Üks inimene, kellele ma andsin lugeda raamatut, ta lõpetas gümnaasiumi, nüüd on ta enda elu peal ja ta peab nagu meeletult vaeva nägema, et saada nagu ühiskonnas hakkama ja siis öeldakse, et selleks on vanemad, kes peaks õpetama. Vanemad on hommikust õhtuni tööl. Nad käivad ära, neil ei ole aega anda kõiki seda asja edasi. Nende ainus hoog, mis neid edasi viib, on lihtsalt see, et kuidas hoida perel üldse hing sees ja siis hakata peale sihukest asja nagu lükkama nagu vanemate kaela, et see on nende kasvatusviga. Ei, see on juba tulnud eelnevatest, vanematest on tulnud see õppe kaasa, et ole vait, käi tööl, ära vingu. Aga see ei ole lahendus. Inimeselt on võetud, kui sa tahad süsteemi juhtida, siis kõigepealt mida peab tegema? Lõhu ära peremudel, hakka koolist pihta, lõhu ära lapse enesekindlus. Brutaalselt vägistatakse lapse alateadvust, lõhu ära peremudelid. Isad on ajatud praegu, see on otseses mõttes igatepidi üle piiri. Pered on lõhki, pered on katki ja kui süsteem saavutab sellise korra, nagu praegu on, siis ega ei olegi rohkem vaja. Kui su peremudel on katki, siis ühiskond ei oskagi enam mitte midagi teha. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Tegus ja noor mees, kes kirjutab raamatut Lembit Silla. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüüv. Loomishoots, kõik loode koos võiks sünnida kui uuesti. Valguse võit äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir. Langemas me maale kõik. Murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem käed, ühendagem väed. Ühisel jõul me suudame kõik. Ees on ainus tee, vabaduse tee.
Priiuse võim, Priiuse võim. Läheme koos. Kuulin rõõmu hüüd. Näe on kaljust käe. Kätte saanud kiid. Usk edasi viib. Taevane kiir saatmas on meid. Nii on võiduni jäänud veel üks samm. Lühikene samm, samm. Isade maa on püha see maa, mis vabaks nüüd saab. Laul, meie võidulaul, kõlama see jääb ja nii vaba Eesti saab veel. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Lembit Silla. No Lembit, kooli küsimus on väga keeruline, aga keeruline on ka peresuhted, et miks noored nii tihti, kas siin on ühiskonna vaesus, et minnakse lahku või on siin selline kasvatamatus, et ei tunta vastutus, et mul on lapsed ja ma panen nüüd minema, jätan nad sinna, kus nad on ja pärast ei tee isegi välja, et kust see on tulnud ja kas sellest piisavalt räägitakse ja selgitatakse, et kus on need probleemid? no need probleemid, ma olen ise nagu seda kogenud algusest peale, siis kui lõpuks leidsin endale ka enda päikese, hakkasime koos elama ja siis kui tuligi see raseduse periood ja kõik see, see on noore inimese jaoks on see täiesti selline nii palju närve, nii palju me ei teadnud mitte midagi tegelikult, mismoodi ja kus, aga üks asi oli kindel, et me ei võta lugeda kuskil mingit, ma ei tea, naistekate foorumit, kus üksikemad annavad nõu, kuidas olla siis nii-öelda, sa saad ise aru, et see juba ei lähe, et me käime ise need raskused kõik läbi väga palju kordi, ma pidin võtma koera ja minema metsa ja siis jälle tagasi tulema, et esmapilgul tundub küll, et lihtne on minna minema, lihtne on joosta minema, aga üks hetk ma sain aru, et okei, ma võin täna tõmmata uttu ja kõik on nagu väga hästi, aga siis ma tuubeldan enda probleemid, ma võtan teise naise, teise pere, siis me jõuame jälle sinna sama punkti, mida ma eelmises suhtes pole ära lahendanud. Ja siis me võtame kolmanda naise, siis me juba korruta 3-ga need probleemid, mis me jätame lahendamisele. Sa kirjutad sellest või? Ei, ma sellest ei kirjuta, aga ma lihtsalt olen seda ise kogenud ja sellest nagu aru saanud, et kusjuures seal on küll peatükk, mida ma arvan abieludest ja kõigest nendest ja seal ma toongi, et mõne inimese jaoks ongi saanud abielu nagu mingiks spordiks, et 8 abielu, 7 lahutust nagu. Miks see tänapäeva ühiskonnas on? Mina elan näiteks sügis saab 55 aastat ühe naisega. Näed. See on kindlasti kasvatuses kinni, See on kasvatuses kinni, sest kui riik süsteemselt lõhub pereväärtused ja peremudelid, siis ega meil ei ole nagu me teadmatusest see kõik laguneb ja läheb laiali. Teadmatusest hoitakse inimest ärevuses vihas.
ja kui inimene on ärev ja vihane, siis siis kõik juhtubki. Siis kõik inimesed otsivad lihtsalt lahendust, lihtsalt dopamiini, alkohol, ained, narkootikumid, mis iganes. Seda kõike hakkavad inimesed otsima. Ja see ongi, kui riik seisab konstantselt perede heaolu vastu, et kui keegi hakkab jutus kahtlema, siis palun avame uuesti need meediad ja loeme peremudelid. Siin on üks grupp on Facebookis rahumeelne vanemlus ja siis seal on hästi palju, on seal mingi paarkümmend tuhat ema, isa ja ma loen neid ja nende muresid ja nende probleeme ja vaata, siin ongi see, et enamjaolt probleemidest on väga lihtsalt lahendatavad, aga siin on jälle see, et mina ei või anda nõu, sest ma ei ole ju spetsialist sellel alal. Ja kui ma ütlen, siis mis see lahendus on, väga paljud probleemid lastega tekivadki siis, kui pered on läinud katki. Lapsed ei kuula, nad ei taha sellest aru saada, mine viib psühholoogi juurde, topida ravimeid täis, küll ta maha rahuneb. Aga see ei ole lahendus. Siin on kindlasti spetsialistidel paremaid lahendusi, et me peame suruma, kui me peame olema kellelegi eeskujuks lastele näiteks, siis me peame enda viha alla suruma ja mis iganes täiendama ja õppima kogu aeg juurde. Me peame ise ennast kogu aeg täiendama, siis me saame nendest probleemidest lahti äkki võib olla. No, sina oled noor inimene, mina olen juba 77 aastane varsti, et minul ei ole neid probleeme ja ei tule ka. Kui palju see need narkootikumid ja liigjoomine, sa oled noor, sa suhtled väga paljudega, kui palju sa seda näed, et see hakkab nagu seda inimsuhteid siis lõhkuma? No kui mina olin väike inimene ja seal minu lastetoas õnneks oli alkohol ainult ja ma mõtlesin, et mul on nagu päris hull ja nii edasi ja kui ma vaatan nüüd tänapäeval, ma olin siin mingi vahe, olin siin paar aastat töödejuhataja ja väga palju Eesti, Vene, ma ei tea, Läti, Leedu noori poisse käis läbi ja mingi aastas käis mingi 200-300 inimest käis läbi ja siis sa kuulad nende lugusid ja emad joovad, isad joovad, narkootikumid, seda on niivõrd palju tegelikult, sellest ei räägita, aga tegelikkus on see päris tõsine probleem. Miks ei räägita? See on liiga julm, kuidas sa niisugust asjast räägita. Elu on ikkagi ilus ju. Me peame ju kriisi ajal ajama ikkagi positiivset juttu, et ikkagi saaks seda kleptokraatlikut agendat edasi ajada. Aga ma mõtlen, et kas, ütleme, sa elad teises riigis, Soomes, et kas Eestit ja Soomet saab võrrelda, et seal on need asjad paremini, seal ei jooda nii palju, ei panta narkotsi ja Eestis on, ütleme, süsteemselt millegi vastu väga raskelt eksitud, et me siin vaatame uudiseid, kui palju on neid probleeme, purus peaga sõitmised ja muud narkootikumide võtmised. Vaata, siin on ühiskond on suurem. Ja kui ühiskond on suurem, ei saa siin olla vähem probleeme. Et siin on samamoodi neid probleeme, aga siin on jällegi, Soomes on vaata ühiskond selles mõttes paremini üles ehitatud, et siin on ikkagi, inimesel on ikkagi väärtus, et maksumaksjal on ikkagi väärtus, et teda ei peksta niisama kohe maa alla, vaata. Et kui siin on näiteks lastekaitse ja sellised asjad, need on isegi kui laps teeb nalja, et ma ei tea, et ema lõi, siis on kohe järgmine päev on kõne, järgmine päev on kohe vestlus ja arutlus ja kõik see, mis iganes. Et kuidas igatahes see sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalne selline asi on täielikult tuksis. Me näeme väga palju meedias, kuidas üritatakse emadelt ära võtta lapsi, kuidas isad ja emad käivad kohut. No Kristiina Heinmetsa näide on praegu kõige parem siia sisse tuua. Kui kedagi ei huvitagi üldse, et mida laps arvab, vaid käime meedias, loobime, teeme. Et see sotsiaalhoolekanne tuleb nagu konkreetselt üle vaadata ja kõige paremini, kuidas seda asja üldse korda teha, on see, et kõik need ametnikud, kes on seal olnud üle 10 aasta juba ühe koha peal, need on tekitanud klanni ja tegelikult neid ei huvita ka peale selle, et raha nagu tuleb ainult iga kuu arvele. Kuivõrd sa käsitled raamatus ka vanemate ja äiede-ämmede probleemi, kui palju nad saavad osaleda laste kasvatamisel ja olla nagu perele toeks, et sa seda teemat ka seal raamatus käsitled?
ma käin sellest üle ja ma käin kohe alguses sellest üle, et minu eesmärk on ikkagi tulla tagasi ja et lapsed saaks olla vanematega rohkem koos, et jah, minu ja ämma võib-olla kasvatusmetoodika ei ühti ega ei ole üldse see, mida nagu tema mulle üritab selgitada. aga ma ei saa seda ka selles mõttes keelata nagu lastel kogemast või siis nagu teada saamast. tema on teinud nii, tema on kasvatanud üles suurepärased lapsed, noh, ja tema las teeb nii. minu kohus on minna nii, nagu mina näen, et ma pean õigeks, noh. ja nii, mis nagu toob ka päriselt nagu kasu, mitte ei anna nagu seda viha ja sihukest asja edasi, et nagu siin ühiskonnas me näeme, et jaa, vihkaja, karjuja, anna peksa ja et sihukest asja. et ma seda ka puudutan kindlasti, jah. aga kas sa ise oled armees käinud või? no sellega on pikk lugu, et ma tahtsin, Hiilisid kõrvale? ei, ma tahtsin 3 korda vabatahtlikult minna, aga siis tuli bürokraatia vahele ja siis, siis kui lõpuks ma sain need dokumendid ja asjad korda, siis oli juba panus selline, et mind enam kas sa pead ei seda soovitud. õigeks, et vot selline periood käia, kõik noormehed, kes elavad Eesti Vabariigis, peavad käima armees aega teenimas? eks seda on kindlasti vaja, noh, süsteemile ennekõike on seda vaja. ja kui me elame sellises keskkonnas või sellises ühiskonnas, kus ikkagi raha liigub läbi tapmiste ja sõjatööstuste, siis mina ei poolda, ma vihkan sõda ja igasuguseid neid inimesi, kes seda sõda ja üldse eksponeerivad ühe või teise lipuga, et mina seda ei poolda, aga kui see annab tõesti inimestele juurde, noh, kindlasti sõjaväes tuleks käia, sest see annab sulle sellise ja kindlasti see annab sulle selgroo. kohusetunde ja arusaama, et sa ei pea käima sõjaväes sellepärast, et kuidas nüüd mingi teise riigi vastu sõdida, sa saad endale väga olulised oskused, kuidas kaitsta enda peret. ütle, kas sa ise oled poliitik või? ei, oled olnud? ma proovisin selle plaan B-ga korra niimoodi, et no see tekkis nii kiirelt, kui see plaan B-s see poliitiline karjäär hakkas, nii kiiresti see ka lõppes, et kui te hakkate panema mulle sõnu suhu ja sõrme suu peale, et nüüd ole siin vait ja ole seal vait, siis noh, sorry. see, mis Andrei Roos tegi, jah? jah, et ma ei saa seal nagu kaasa minna, et ja kui sa vaatad üleüldse ka, mis juttu poliitikud räägivad, siis minu suust ei saa sihukest kuradi lolli ila välja ajada. räägime asjadest see, mida on päriselt vaja kuulda, mitte sellest, mida, ma ei tea, noh, mingit tühja juttu, no come on. no viimase aasta poliitilised lubadused kõige suuremad, mis olid usk ja lootus, rohkem mitte midagi. aga ütle, inimesed, sa oled palju ka rääkinud e-valimistest, sul on väga head teadmised, me täna neid ei puuduta, aga miks inimesed ei saa aru, et see süsteem on neile väga kahjulik ja miks nad lähevad seda teed, selle asemel, et minna valimisjaoskonda ja valida seal valimissedeliga, teevad nad kodus internetis, et nii on mugavam ja mul ei ole aega ja inimene peab mõtlema, mis mulle pärast kaasa toob selline minu käitumine. ma annan võimu inimestele, kes pärast mulle kuradi elu keeruliseks teevad. Miks inimene aru ei saa? Sellepärast, et süsteemi käes on massimeedia täielikud tööriistad, millega tühistada siis nii-öelda kõik need inimesed, kes üritavad tuua selgust selles, et kui sa varjad avalikult enda kogu seda süsteemi avalikkuse ees, siis sa oled juba selles mõttes nagu teinud selgeks, et sa oledki kleptokraat, sa oled teoreetiliselt riigipöörde 21. sajandil korraldanud, sa ei anna absoluutselt mingit, usaldus on null usaldust on ja meedia teebki seda väga head tööd, et lükkame kõik, absoluutselt kõik lükkame ümber. noh, ja kui sa vaatad neid faktikontrollijad, siis sa saad aru, et nad, ma ei tea, kas nad on üldse õiged inimesed neid fakte kontrollima, sest tegelikkuses praegu ei ole Eestis ega selles koalitsioonis ega valitsuses ühtegi arvestatavat inimest, kellega üleüldse debateerida või diskuteerida sellel teemal, e-valimiste teemal. seal puudub inimestel täielikult, meil on mingi Irja Lutsar on seal komisjonides, kui siin olid need
korruptsioonivastane komisjon oli, siis meil on mingi Irja Lutsar seal. Mida teeb tema seal? Meil on Stig Rästan. Kõik istuvad telefonis, kedagi ei huvitagi. Ja ainukene asi, mida nad teevad, hääletama asjad maha ja lähme laiali, pole midagi olnud. Et siin ju ei räägita korruptsioonist. Jah, siin ei räägitagi korruptsioonist, siin me peame rääkima juba riigi kaaperdamisest nagu päris ausalt. Ja nüüd viimasel ajal on veel rohkem hakanud välja tulema seda, mis nagu päriselt toimub. Ja üha kitsamaks see ring tõmbub. Et seda nagu jumala eest me ei näitaks. Välisriigid naeravad, kui korruptiivne kogu see süsteem on, mitte ükski tõsiselt võetav ühiskond ei aktsepteeri sihukest korruptsiooni. Kõige parem näide on näiteks Soome tuua kõrvale. Soome proovis seda pilootprojektina, aga siin öeldi kohe ära, kui unustage ära, et siin lõpus ei näe enam mitte midagi. See on demokraatia selline kõige viimane selline alustala ongi just läbipaistvus. Ja need riigid, kus seda kasutatakse, vaatame, mis seal riikides toimub. Et 3 riiki ongi ainult. Eestile, Venezuela. Seda e-valimissüsteemi kasutatakse, kuid jah, mitte väga paljudes riikides sel viisil nagu meil siin, et sa kodus siin teed ja istud oma arvuti taga ja kasutatakse valimismasinaid jaoskondades ja nii edasi. Need on Prantsusmaal ja Šveits ja nii edasi ja nii edasi. Kuid kui me vaatame nüüd, kus neid süsteeme kasutatakse, kui palju protestitakse näiteks Prantsusmaal meeletult. Prantsus on kohe, nii kui valitsus ikkagi teeb tavakodanikule maksumaksjale liiga, mehed on kõik tänaval, politseid, arstid, kõik on tänaval. Ja ilmselt Venemaal ka rahvas protestib, aga me ju teame, mis siis juhtub, kui Venemaal hakkad protestima ja valitsuse vastu hambaid näitama, siis sa lihtsalt lõpetad kuskil gulagis või ma ei kujuta ette. Jõuga pekstakse lihtsalt protestid laiali, et ega siin ei ole see asi nii keeruline, et ühesõnaga, putsi küll. Seda e-hääletussüsteemi, mis mitte küll ei kasutata nii, nagu siin Eestis, Venezuelas ja Venemaal. Prantsusmaal näiteks kasutatakse seda ja siis mõningates riikides veel, et sul on lihtsalt valimismasinad ja sellised jaoskonnad, aga hääled ikkagi liiguvad selles mõttes läbi jälle selliste pimedate kohtade. Ja mida me näeme, mis tavaliselt nendes riikides toimub, ongi meeletud protestid kogu aeg. Prantsusmaa on väga hea näide. Nii kui valitsus hakkab vastu, kohe on rahvas tänaval, politseid tänaval, kiirabid tänaval, tuletõrjemehed on tänaval. Siin on kogu aeg on streigid. Juba see näitab, et midagi on kuskilegi nihkes, kui võimule saavad inimesed, kes teevad selliseid otsuseid, mis kutsub rahva tänavatele. Järelikult see ei ole päris õige niimoodi seda asja ajada, kui sa lähed rahva teenrina rahvast esindama ja rahva eest otsuseid langetama ja seadusi tegema, siis see võiks olla ikkagi rahvaga suuresti kooskõlas, et demokraatia miinimumnõue on ausus ja läbipaistvus. Punkt. Meil ei ole siin mõtet rohkem millestki muust rääkida. Võtame kas või Aarne Koitmäe juttu, kes on selle e-valimiste see põhipidur, tema käest ei saa isegi selget vastust. Sealt ei tule isegi seda poliitilist pläma, sealt tuleb laus loll jutt, millel puudub sisu ja igasugune selgroog, selline nämmutamine. Ja nüüd hakatakse, kui see ring on tõmbunud koomale, nüüd hakatakse võtma vastu mingit arulagedaid seadusi, et valimiskomisjon võib ise otsustada, et see läbipaistvuse nõudmine vaatlejate ja teadlaste poolt on, ma ei tea, süüdistav või ei ole õige või on, ma ei tea, valesti sõnastatud, et kui neile ei sobi, siis nemad võivad selle põhimõtteliselt läbi vaatamata jätta. Ja siin annab meile ja sellele kõigele annab hoogu ka meie kohtusüsteem. Et võtame protokollid lahti ja loeme ja vaatame,
ei ole selles mõttes midagi rohkem mul lisada siia, et see kõik on korrumpeerunud, täielikult korrumpeerunud süsteem. Et võite nimetada seda, mismoodi tahate, aga korruptsioon käib läbi, ringkäendus täielikna. kuidagi on juhtunud, et Eesti inimesed on passiivsed, nad isegi ei tule kuskile avalikkuse kohta rääkima, arutama või tuleks tänavale meelt avaldama. Kõik räägivad ja vannuvad, mitte ei räägi, vaid vannuvad pihku endale ja peksab selle asemel naist, et Eesti poliitika on väga nihu meie kõigi jaoks, et miks Eesti inimene on selline, kas ta on passiivne või ta on, ma ei tahaks öelda, ta on loll. Seda ei võiks vist öelda. Ei tohi öelda, et on loll. Ma väga palju näen ise ka seda, et eestlane ongi loll ja lammas rahvas. Ei ole. Absoluutselt ei ole. Nii palju haritud inimesi on, et see on. On. Täpselt nagu, võt siin ongi hea paralleeli tuua, täpselt nagu on laps kodupeegel, on ka rahvas riigipeegel. See tuleneb kõik, kuidas nii-öelda poliitika, kuidas poliitikud ja asjad juhivad riiki. Kui sa süstid neile sisse ainult viha, vihkamist ja ükskõiksust ja siin juba mõjutatakse inimesi psühhoneuroloogiliselt, kasutatakse neid taktikaid, et enam siin ei ole nii nagu vanasti propagandat tehti. Ja kui sa arvad ja kui sa küsid, et miks rahvas ei tee midagi, siis mina olen saanud pigem aru nii, et see vaikus, mis sulle just nagu tundubki nagu selline, et kõigil on savi, siis see vaikus tegelikult on isegi veel hullem kui keegi, kes tuleb karjuma. Sest siin väga palju, ma kujutan ette küll, et siin oodatakse mingit momenti, mingit hetke, aga ma ei tea, kui kaua meil on aega oodata seda momenti, sest meie aeg on absoluutselt limiteeritud ja see hakkab üsna pea otsa saama. Me oleme põhimõtteliselt jõudnud ju 3. maailmasõtta. Et rahvale tuleb anda see, keegi peab tegema esimese sammu. Keegi peab tegema esimese sammu ja et selle esimese sammuga inimesed kaasa tuleks, pange telekas kinni. See on nii lihtne soovitus. Et see inimeste nüristamine lõppeks, et sa hakkaks ise oma peaga mõtlema. Julgeksid esitada küsimusi, mitte ainult korrata fraase, mida sulle päevast päeva ette pannakse ja kurku surutakse. Et rahvas ei ole loll, rahvast lihtsalt hoitakse tahtlikult kinni hirmuga. Ja ütleme, et ütleme võtame need 6 Riigikogu fraktsiooni, erinevad erakonda. Nad on, ütleme, et nad ei leia e-valimiste osas mingisugust tahtmist. Nad oleks võinud selle e-valimise ammura kaotada. 2016 oli Keskerakond, Isamaa ja EKRE võimu juures, Jüri oli peaminister ja Martin Helme oli siis justiitsminister ja oleks kutsunud valimiskomisjoni esimehe enda juurde ära lõpetanud. Nad pole seda tahtnud, neid polegi seda tahet olemas, ainult jauravad päevast päeva, et inimesed peaks julgeda neid kritiseerida või mis sina soovitad, sina oled tark inimene, 38 aastane, et mis tegema peaks, et natukenegi midagi muutuks, et järgmise aasta märtsis on valimised ja nüüd kõik hoiavad sellist madalat profiiti ja siis paar kuud enne valimisi hakkavad siis kõik neid plakatid üles pilduma ja ma ei tea midagi siis lubama ja mis ebareaalne. Mida teha? Mida mina teeks? Mina kõik, kes kaotaks ära kohe e-hääletuse ja kõik, kes on selle e-häältega saanud siin positsioone ja sooja kohti, need tuleb võtta kõik vastutusele ja esiteks Eestis ei ole vaja nii palju erakondi. Meil ei ole vaja killustada rahvast. Me oleme 1 miljon inimest. Meil ei ole üldse ja meil on 15 erakonda või 14 erakonda. Mille jaoks?
et lihtsalt vot just nimelt, et killustada rahvast, et me oleks mingi satelliitkoloniaalriik kuskil, mingi provints, kus käib jõhker rahapesu, korruptsioon, noh, ma olen naerab kõige selle üle. Ja noh, ja kui sa küsid, et miks siis ei lõpetatud ära, noh, võib-olla mõni üritas, aga ta tõesti ka vaigistati kohe. Muidugi nüüd on hakanud siin üks erakond võtma sellest suuresti sõna ja väga õigustatult, et noh, kindlasti see on ka jällegi see eelmäng enne valimisi, et hakata sellel teemal jälle rääkima, et tekitada inimestes jälle lootust või mingit sihukest asja. Ma ei tea, see on täpselt 50-50. Ma loodan, et see nii on. Aga noh, fakt on see, et rahvas peab võtma tagasi see, mis neile kuulub. Põhiseadusesse tuleb panna tagasi see punkt, et poliitik hakkab vastutama, sest praegu on nii peenelt see kõik laiali lõhutud, et me võime ükskõik kuidas karjuda, öelda, me võime minna kohtusse, kohtu taha, me võime teha petitsioone. Neil on täiesti ükskõik, nagu täielikult ükskõik. No. Ja noh, siin ei olegi nagu selles mõttes, ma ei näe, et siin üldse olekski üldse mõni poliitik veel selles Eesti maastikus olemas, kes julgeks seista rind kummis rahva ette ja rääkida nüüd midagi päriselt. Ei ole. No. Mitte ühtegi ei ole. Tooge mulle näitamiseks mõni poliitik, kes seda suudaks teha. Kõigil on mingi konks taga. Kõik on juba enda hingetud tühjad kestad, idudega lipsud lihtsalt käivad, tekitavad mingit lolle, mingit sellist idiootset müra, mis ei anna rahvale mitte midagi kui ainult ärritust ja viha. Ja ei mingit lahendust, ei mingit suunda, ei mitte midagi. Absoluutselt ühtegi poliitikut ei ole tänases ühiskonnas, kes seisaks rahva eest ja rahva poolel. Te võite tulla rääkima isamaalisustest ja kõigest sellest. Kahjuks mitte. Kui retoorika on karjuda ja sõimata üksteist, siis see on juba eos juba läbi kukkunud ja vale signaal, mida anda inimesele edasi. Sõimame, karjume. Ja ma ei räägi nagu neist inimestest, kes on kuskil erakondade liikmed. Ma ei räägi neist, ma räägin just erakondade juhtidest. Sest väga paljud inimesed on igal pool erakondades laiali. Nad tõesti soovivad võib-olla midagi teha, nad tahavad, tõesti püüavad. Aga noh, kui sul pannakse kuradi näpp suu peale, et ole vait, et sellest pole praegu sobilik rääkida, et vaatame võib-olla hiljem, noh siis nagu, millest me räägime? Kõik tahavad lihtsalt ainult pumba juurde, noh nagu räägitakse, et kõik tahavad saada kraani juurde ja seda ka tehakse. Tuuakse noori poliitikuid poliitikasse, mille pärast? Poliitpartideks, mitte midagi. Nägime siin ühe noore poliitiku pealt, kuidas hakati lihtsalt hävitama inimest, aga nad ei saanud aru, et see noor inimene on näinud juba läbi need ja kõik need nõksud ja taktikad, et ei ole nagu mõtet. Mina ei näe küll nagu mitte ühtegi inimest, kes see on nii nahaalne vale, mida inimestele päevast päeva antakse ja nüüd, kui need just tulevadki Riigikogu valimised, ega kõik tahavad saada sinna ainult positsioonile Riigikokku. Mitte hakata tegelema sellega, mis on oluline ja mida me vajame. Hariduse reform, perede, ma ei tea, kuidas sa paned need pered kokku, tagasiränne. Kas mõni on tagasirändest rääkinud? Mitte keegi. Ainult ja siis veel õigustatakse takka, et need on kodumaa reeturid. Ainukesed reeturid, rahvareeturid ja üldse riigireeturid ongi need inimesed, kes praegu on kogu selle süsteemi Eestis täielikult ära rikkunud. Mitte need inimesed, kes võtavad nüüd sõna ja üritavad teha rahvale selgeks, et nagu võtame kokku ennast, leiame selle ühise meele. Et me ei peagi olema kõiges ühel nõul, aga meil on vaja ühendada noorte ja vanemate generatsioon. Sest see 80. aasta väljalase, see on tõesti viimane ja kui me midagi ette ei võta, siis meil ei olegi mitte midagi enam. Meil ei ole mitte midagi enam selles mõttes loota. Sest ainukesed praegu, kes ongi need 80 aastad noored ja need vähesed vanemad, targad inimesed, kaasa arvatud sina,
kui me ei suuda leida siin juba ühist keelt ja koostööd, siis noh, tulevik on põhimõtteliselt selge juba. Ühiskond on lihtsalt lendab lõhki. Ja kui mõelda, et inimesed on meil hea hariduse saanud, aga sihukest kodaniku julgust ei ole, et ma võtaks kas või oma külas inimest kokku, kui ma tunnen, et ma oskan neile midagi rääkida. Seda tahet ei ole, tähendab, ei ole huvi, et oma riiki päästa sellest olukorras, kus ta täna kukkunud. Ma küsin sinu käest, et meil on president Alar Karis, kes on paar korda päris julgelt öelnud, miks ta ei ole tagasi kutsunud, vaid kas tal on see õigus seda Tsahknat, kes saab nii lolli juttu suust välja, et häbi kuulata. Tsahkna jutt on küll nüüd, see on muidugi selles, miks ta ei ole tagasi kutsunud, aga mis volitused tal on? Mis ta teeb? See on lihtsalt ringkäändus, mis seal praegu toimub. Tal ei ole mitte mingit sõnaõigust. No me nägime, kus ta tegi positiivselt. Olen üllatunud, et ta tegi diplomaatia koha pealt nüüd siin 5 aasta järel suu lõpuks lahti, millest mina ja mõned oleme veel rääkinud kogu aeg, et me oleme väike riik. Ainukene, mis me teha saame, on head suhted ja diplomaatia. Meil ei ole mitte midagi. Sa võid siia tuua neid relvi, palju tahad. Aga noh, mida see annab? Mitte midagi. Meil ei ole meil on vaja suhteid. Inimväärseid suhteid, mitte õhutada viha. Ja noh, president, ma ei tea, kas meil üldse ongi seda presidendi kohta vaja, kui ta lihtsalt sumiseb roosiaias ja ei ütle absoluutselt mitte midagi, vaatab mesilasi ja nuusutab lilli, ei tegutse, ei vasta rahvale, rahva petitsioonidele, kirjadele, mitte millelegi. Milleks meil on vaja? Ja nüüd hakatakse otsima muud presidenti, et lihtsalt jälle järgmine inimene tuleks ja oleks vait ja teeks ilusat nägu, et mille pärast? See on täiesti nagu selline koht, et kui sinust ei ole kasu, sa ei räägi, sa ei julge sõna võtta. Noh, ma saan aru ka, et neil ei olegi tegelikult mingit õigust, et me ei saagi nagu süüdistada Tsahknat selles pasa ajamises, mida ta suust. No see on tõesti täielik, noh, see on vale suhtumine. See on, ma ei tea, kas ta on pannud aineid või mis asja, noh, selge peaga inimene ei räägi sellist asja. Nagu täiesti süüdimatud inimesed on seal. Ma võin hakata järjest neid siin inimesi ette võtma. Ja see ei ole ainult minu arvamus, see on kõik inimesed näevad. Vahet ei ole, mis rahvusest, kõik näevad. Isegi Soomes poemüüja naerab. Ahah, et lähete tuumapommiga Moskvasse, erilised optimistid. No, see on naeruväärne. Isegi kuskil kommentaariumist jäi mulle väga hästi silma. See on venekeelne kommentaarium, et siin tuleb nagu tõesti võtta midagi ette, sest vaadake need eestlased, nad tõesti pingutavad, et eestlane ise ei ole süüdi, vaid lihtsalt see kleptokraatlik valitsus on kõiges selles negatiivses ja viha õhutamises süüdi. Inimesed mõistavad juba. Ja vaat seda valitsus ei tahagi lasta, et me lõimuks ja teeks. Ja siis me räägime mingist lõimumisest. Valitsus teeb absoluutselt kõik, et me kõik vihkaks üksteist. Aga sellel vihal peab tulema lõpp. Ja sellele vihal sellele on lahendusi. Ütleme, et see Tsahkna on lihtsalt kloun, kes on leitud, et teda sellist jura suust välja, ega ta seda oma tahtmisest ei tee, et ta on ikka suunatud tegevus, eks ole? Absoluutselt. Keegi suunab seda. Lihtsalt ta on selles ohtras hea vend, kes kõik välja põrutab. Jah, ta on tankist, selles mõttes, et need on tankistpoliitikud, on see uus termin, mis võiks nüüd sinna, kus need võissi inimesed on, et pange see nüüd kirja, kes on tankistpoliitik. Tankistpoliitikud ongi need, kes ajavad süüdimatut hülgemöla suust välja, millel puudub igasugune tagatis ja mis seab absoluutselt igasuguses maailmapildis Eesti rahva väga sellisesse lolli olukorda, sest et tõesti, kui ma pean kuskil poemüüjale selgitama, muidugi nad mõistavad ise ka, aga nad ikkagi tahavad küsida, et mis on nagu tavakodaniku arvamus ja nad saavad nagu aru, et need poliitikud on sõna otseses mõttes rahvareeturid nii rahva silmis kui ka riigireeturid maailma silmis. See on minu statement, minu seisukoht ja ma ei kavatse sellest vabandada. Et sellel viha õhutamisel ja repressioonil peab tulema lõpp ja selleks ongi vaja
selleks ongi vaja teha mingi samm, selleks ongi vaja inimestel hakata mõtlema enda peaga, telekas seinast välja, põmm, ja lähed loodusesse, saad pea selgeks ja hakkad inimestega suhtlema inimlikul viisil, mitte sõimu teel. On ka väga palju inimesi, aga need inimesed on vait, ma ei tea, miks nad on vait, nad ootavad õiget momenti või ma ei kujuta ette. Ma ei ole spetsialist selle koha peal, aga lihtsalt endas selles infos sees olles, mida ma siin praegu näen, noh, see on nii naeruväärne, noh. Sa näed ise, et isegi meie poliitikuid ei võeta kuhugi USA kuradi kongressi maja uksest ei lasta sisse. Tehakse lihtsalt nägu. Noh, see on siukest tsirkus, et siukest numbrit pole ammu keegi näinud. Noh, vanemad inimesed ka ise imestate, et tõesti. Vanasti tehti nalja, no nüüd see on hoopis tragikomöödia sinna. Saateaeg hakkab lõppema. Ma küsin, et millal sul see raamat valmis saab? Ma sain aru 400 lehekülge ja on tal ka mingisugune normaalne hind? No minu eesmärk on see, et see hind jääks ikkagi sinna 25 euri kanti, mitte sellest üle. Et see oleks nii minimaalne, et mina saaks enda kulud nulli. Ma ei aja siin selles mõttes mingit meeletut rikkust taga, et imen pastakast midagi välja, vaid see on tõesti selleks, et noh, panna lihtsalt inimene mõtlema ja näidata ka ühtlasi pilti, mis juhtub inimesega, kes tõesti võtabki mõtlemise enda kätte. Ja ma loodan, et ma saan selle suveks korda, et siin on, kuna see on nii keeruline ja nii lai ja nii selline süvitsi minev ja raske, siis see peab olema ikkagi ka perfektselt esitatav. Et see, aga mitte pedagoogiline, mingi selline raamides kinni, mingi siukene, ei, otse tõlkes, otse kõnes. Et ma loodan küll, et see saab selleks suveks, peab see saama maha, et ma nüüd siin on vaja võtta veel kirjastustega ühendust ja veel selgitada siin ja nii edasi. Aga ütle, ta tuleb ikka eesti keeles ja mitte soome keeles, eesti keeles ja ikka siin meie kallil Eestimaal. Ja, see tulebki eesti keeles, kirjakeeles, otse räägituna niimoodi, et kõik saavad sellest aru ja kui ma saan selle nüüd ühe korra trükki ära, siis hakkab see tõlketöö alles pihta. Et siis tuleb ta vene, soome, inglise keeles. No selles suhtes me hamustasime peaaegu need lõigud läbi ja sa väga hästi selgitasid, et see tuleb väga huvitav raamat, mida on inimesel vaja lugeda, et ta natukenegi saaks aru, kus ta asub ja mis ta tegema peaks. Täpselt. No nii, tahad veel saate lõpetuks midagi öelda? Ja, sa ennem küsisid väga olulise küsimuse, et kuidas nagu peresuhted ja mis moodi see kõik toimib ja kuidas seda korda saaks sättida. Sa parem räägi, kuidas sina oled 55 aastat suutnud ühe naisega niimoodi koos olla, et sinu käes on need saladused. Mina ütlen, et mul on väga töökas. Kõigepealt on ta väga kena naine, ma nimetan teda iga hommiku kaunitariks. Ja mis tal on, ta on äärmiselt töökas, ta on koduhoidja ja ta on jätnud sellise mulje, et ma ei julge vasakule kõriti vaadata, et paremalt poolt rääkimata, et ta hoiab distsipliini, ma isegi ütlen kindral, et tore naine ja müts maha sellise naise ees. Rõõm, et siit paneme nüüd siis kõrva taha, et tuleb mõista ja austada naist ilmselt. Ja tast lugu. Mitte alluda lihtsusele, et kui ei suuda lahendust leida, siis ma lähen jooksen ära. Täpselt nagu Valguses rääkida. Või hakkad vägivallatsema. Nii et ma tänan sind väga Lembit sisuka jutu eest ja seda on väga vaja. Ja ma tänan ka raadio ja YouTube'i vaatajaid, kuulajaid, et selliseid mehi tuleb kuulata ja aitäh ka teile, et te teete seda. Suur tänu.